Tere hommikust Eesti rahvas ja armsad jalgpallisõbrad, mina olen üks ja ainus John ja Champion ja mul on rõõm öelda, et täna on tähtis päev. Kohtuvad kaks klubi, Gil Vicente ja Vitesse. Mäng toimub Giuseppe Meazza väljakul, mis asub Itaalias ja siin näeme ära, kuidas mängijad alles valminud staadionile sisenevad. Ja siin ka väike ülevaade, kus kes mängib. Ja ka väikesed soojendused enne kui see väga tähtis mäng pihta hakkab. Tervist siis veel kord, siin John Champion ja pauk on juba lahti löödud, esimesed minutid vaikselt tiksuvad, aga miks see mäng on siis nii väga tähtis? Väga tähtis on sellepärast, et kohtuvad kaks kõige klubi ning et tegemist on sõpruskohtumisega. Mäng on tõesti antud hetkel väga põnev olnud, kohtunik, šokolaadipoisist kohtunik on teinud väga head tööd, vilistanud kõik õigeks ja juba tehti esimene viga ja ma ei suuda uskuda, et esimesed 10 minutit on täis tiksunud. Aga vaatame, mis sellest sünnitusmajast nüüd sünnib. Siinkohal pean väga vabandama, et telepilt niimoodi ära katkes. Tegemist oli katkemisega Itaalias. Aga selge ka ju miks, sellepärast et nende väljakul mängitakse ja tegelikult nad ju ei taha, et nende väljakul mängitakse, kuid neile ei antud eriti valiku võimalust. Ja mis te arvate, kes istub täna minu kõrval? Ei, Jim Berlin, ta on ikka veel taga otsitav, kuid minu kõrval istub täna isiklikult Ray William Johnson. Hey, what's up guys? What's happening? If you missed the last couple of episodes of Equals 3... Ray William Johnson pidi isiklikul põhjustel lahkuma, et oma saadet teha. Väga vabandama. Kuid kohe kuuleme laivis Gil Vicente treenerit. Ja värav. Kas tõesti? Minu arust see ei olnud värav. Minu arust siin oli ikkagi midagi muud kui väravat. No, tavaliselt ma kohtunike kallale ei virise, kuid tuleb tõdeda, et šokolaadipoiss on täna väga halba tööd teinud. Kuidas ta sai seda väravat ära lugeda? Mina ei tea kahjuks. Ja minnes siis tagasi Gil Vicente treeneri juurde, siis arvatavasti jalgpallifanaatikud teavad, kes on Fenton, kuid kes ei tea, siis kohe näete, tema on see, kes libistas. Ja näete, siin ta on libistamas. Ja no ma ei tea, minu arust see värav ei olnud tegelikult värav, aga see on lihtsalt minu arvamus. Nii, seis on juba 1-0, Vitesse juhib ja kes siis ei tea või teab, Vitesses mängivad ka kaks eestlast, väravaht Meerits ning kaitsja Piiroja. Aga sellest räägime lähemalt siis, kui algab teine poolaeg. Nii, oleme tagasi ja just tehti ilus peaga löök Vitesse poolt. Aga seis on 1-0 juba 58 minut käimas ning mina tulin söögipausilt ja söök oli väga hea. Söögiks oli kapsas ja värav, ei olnud väravat veel, õnneks. Nii, kapsas ja kapsas, jah, just nii. Vaatame, siit on hea võimalus, aga ei tead, läheb mööda. Nii. Et siis pidin rääkima Piirojast ja Meeritsast. No Piiroja peaks teadma kõik, aga tuli esimene nurgalöök. Nii, ja siit tuleb pommlöök ja siit tuleb ja siit on sees. No, see oli tõsine skill, Richard, väga hea töö. 1-1, niimoodi peabki mängima. Aga oot, kas siin oli väike sees? Nii. Igatahes, mina ei ole täna erapoolik, mina olen ikkagi erapooletu, kui te arvate, et ma pooldan Gil Vicentet, siis olete väga valel arvamusel.
siin näeme kordusest, noh, tuleb tunnistada, et oli väga ilus löök selles suhtes, et posti, ricochet, kui ma ei eksi. Ma arvan, et oli väike ricochet. Nonii, jälle taas kord üks väike katkestus, aga ma loodan, et omal sellega meelt nii-öelda nulli lähedale ei lase, sest pinge on kasvamas, närvipinge on väga suur, ka minu tähisega märgitav U on väga kõrge. Ma ei tea, kaua ma siin enam vastu peaksin selle ameti maha panema, sest siin läheb väga tuliseks, ma tunnet ja taas kord värav Hoffs. Vitessele paneb 2-1 laksu kirja, väga tähendab nagu Vitessele teeb head Hoffs väga head, nüüd teevad siin grupi kalli, mis on ka väga tore, natuke aga ma lepin sellega. Nii, vaatame kordusest, ilus löök, siit läheb trikitab, neegripoiss teeb ilusa triki, opa, siit tuleb hea sööt ja siit pum, täier vastu tasakusse või vasakusse, käärid siuke, ai jõhker löök. Nii. Oot, kas ma näen õigesti, katsub tagumiku, see on natukene küll nüüd liias tänase mängu kohta ja seis on 2-1, 77 minut on käimas. Rääkides veel kohtunikust, siis arvatavasti tänasega ta jääb oma tööst ilma, sest ta ei ole väga head tööd teinud. Kuid kindlasti tuleb tunnistada, et on parem kui Kassai Santuria. Kahjuks täna ei ole sinu päev, sa ei suuda, sa ei ole mõtet lüüa 3-1 väravat, kui teame, et mäng lõpeb 2-1. Nii, vaatame, ja siit, kas siit tuleb, äkki tuleb veel 2-2. Natuke vara vist ütlesin, nii, ei tohiks seisata enne õhtut, aga veel on hommik. Mäng on kohe läbi, samas 5 minutit veel lisatakse juurde, aga kaua seda 5 minutit on, see on põhimõtteliselt, et loed omal 1-1-3-4-5 sõrmede peale ja ongi mäng läbi. Niimoodi, siit lõpurünnak, kas siit tuleb midagi head ja oot, lõpp oli küll kahtunud, mis asja, mis selle lõpuga oli, mis asja teete? Everyone knows it's Fenton Bags!